Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Blue, black and white lives matter. See on Aruvüla kosmoseprogramm. Tere jälle, Eesti. No tervist ka minu poolt, loomulikult. Tere ka minu poolt. Oi. Kuidas sa senil juba liinile pääsesid? No ütleme nii, et lihtsalt pääsesin. Minu jaoks ei ole tänaseks võimatu, ei ole ka võimatu. Nii et... No selles oleme me kõik juba veendunud, et... Aga kuidagi sinul saatejuht on häälest midagi kummalist, et mis... Kummalist? Kuidas kommenteerid? Ja ma siin ka kuulsin, et hääl on ära kuidagi või mis kas on taudiga tegemist äkki või? Ma ei tahtnud siin sellega küll kohe nagu avalikkuse ette päris tulla, aga kuna ma olen ikkagi aus inimene, siis ma pean ütlema, et surm ikkagi on iga nurga taga ja tundub, et ka vist mind varsti kätte saamas. Aga päris ära ei ole veel võtnud. No jah, et jääme lootma, et kuna ikkagi tõenäosus ellu jääda on kõigest 99,95%, siis pöidlad pihku ja aga oled sa üldse kindel, et sul on tegelikult surmav taud või oled sa testi teinud? No tunnen küll siuke, et lõpp on ikka kohe tulemas, aga samas käisin igaks juhuks ka testi tegemas ja ootan nüüd tegelikult selle vastust, et isegi enda jaoks ei ole see vastus nii oluline, lihtsalt tundsin, et see on teises suhtes Eesti eetiline. No ma võin ise seda saatejuhtimist siin natukene kaasa aidata seekord. See oleks abiks küll, jah. Loodetavasti ei ole tegemist selle testiga, mida need minu astronaudid siin alustuseks tegid, et see oli täiesti ebaadekvaatne test, et minu test, soovitan enda testi alati, millele võib kindlalt loota. Aga kuidas me seda nagu üldse teha saaksime, et jäi siin eelmine saade jutt, et saadad meile raketi tagurpidi alla tagasi, nagu mul üks sõbra tuttav Elon Musk teeb, et... et ei ole probleemi, et ma arvan, et ma peakski tulema kiiresti, et mul on nüüd seda Bovinseerumit ja MRC5 ka siin üleval nagu... sa tuled ise ka alla kaasa? Et saab saatejuhile eluvaimu sisse tagasi puhuda. Sinu puhul see nagu aitas või? No ma arvan, et seniil joob Bovinseerumit iga päev. Ma olen siin profilaktika mõttes, olen iga päev lonksu Bovinseerumit võtnud ikka hommikul ennem pudru seas. Supilusikas pudru peale. Moosi asemel. Mul üks... Bovinseerumit sinna manna pudru, või Bovinseerumi silm. Bovinseerumi silm, jah. On mul üks sõber teadlane Bill Gates, kus juures kindlasti ka kasutab ise Bovinseerumi silma mannapudru peal. Jaa, aga tule tõesti kiiresti. Ma olen siin karantiinis olles on juba päris üksluiseks elu muutunud, et tunnen, et äkki on ohtlik ka teistele. Jah, et nagu siin ka võib-olla kuulda on, et siis mina olen ennast juba siin saatejuhi köhimise peale igaks juhuks kile sisse mässinud, et... Ja tahtsin ka sulle öelda, et aitäh, et sa kaitse sellega tervet inimkonda. No, teadlased seda ju teevadki. Aga jaa, Bovinseerumit oleks vaja küll, et kuidas seda kõige kiiremini nagu võtta saaksin? Jah, et... No nagu jutt jäi, ma tulen alla. Lihtsalt teeme ära. Jaa, väga, tuled ise raketiga tagurpidi jälle? Ma tulen koos raketiga ise kaasa, et nagu ma mainisin eelmine kord, et mul on siin väike nokitsemine toimunud vahepeal ja asjad on nüüd valmis, et ma põhimõtteliselt saan alla tulla ja vajadusel ka saame koos üles minna. Saame koos pitsikese Bovinseerumit kohe. Pitsikese Bovinseerumit ja kokku lüüa. Ütleme nii, poisid, et mul on teile üllatusvaruks, et kui ma alla tulen, siis räägin täpsemalt, et... Aga hakka tulema ja me kuulame siin äkki muusikat senikaua. Oh
arvan, et raske on need inimesed, kellele see musa ei meeldinud. Aga olemegi tegelikult kogunenud siia Aruküla laululavale, et... Lauluväljakule. Lauluväljakule? Ja, no meie oleme laululaval ise praegu, jah. Ma olen seda alati nimetanud laululavaks, sest et minu jaoks defineerib see lava seda asukohta. Aga igal juhul siit on kõige selgem vaade taevasse, kus varsti on ju alla tulemas külla meie sõber Seniil. Et jagasime siin, levitasime sõna ja isegi... Rahvast on kogunenud siia paarsada inimest. Mulle tundub, et isegi jah, pea pool linna on varsti kohal, kui see sama tempoga jätkatakse. Jah, et parkimisega on juba probleeme, aga juba ongi näha, et ja mis sealt tuleb nagu, et rakett tagurpidi tuleb, et ma näen juba, et võrelapatsid on juba laiali aetud, et hakkab balansseerima, aga rakett ei ole mitte üksi seal, et kas sa, Seniil, oled meil toru otsas või? Haloo, jaa, kuulen teid. No ma näen, et oled koormarihmadega kosmosejaama siis raketi külge tõmmanud, et mis selle eesmärk on, et kas ASS vajab remonti või? Ei, kus ta see remonti vajab, et kõik on isegi varemus korras kui enne, et mis rumal jutt see nüüd on? Ei no, muidugi see on kindel. Muidugi kindel, nagu teaduses kõik on kindel. Nii, meie näeme siis siin kaadris kaameraid, mis on raketi külge kinnitatud ja kindlasti ka filmime seda tagurpidi maandumist siit Aruküla suure kivi pealt. Aga praegu tundub, et signaal hakkab võbelema kuidagi. Mis sa arvad, kas see võib olla midagi ohtlikku? Ei, et sellest pole hullu midagi, et mul sõbra tuttaval Elon Muskil juhtus seda 8 korda järjest. Et maandumise ajal see signaal katkes, aga ja ongi, rakett on maandunud koos kosmosejaamaga, ja koos Seniiliga Aruküla lauluväljakule. Haloo, minuga on kõik korras, kuidas teiega lood? Tahaks kohe nagu sisse torvata, ma ei pea enam vastu. Jah, et laululava küll sai siin leekides vähe kannatada, aga õnneks inimesed olime ikkagi piisavalt kaugele ajanud, et tahaksime siseneda tõesti kosmosejaamu, kui sul just endal välja pole vaja sealt tulla. Ja muidugi, et tulge astuge sisse ja, et mul on enda praegust natuke käimisega raskus, et kaaluta olekus ikkagi seal kuid seal üleval olla ei ole mingi naljaasi. Ja, no kindlasti on ka tekk vaja peale panna, et... Jah. Aga vähemalt ütle mulle ära, kus seda Bovinseerumi nüüd kähku saab? Bovinseerum on minu käes siin üleval külmkapis ootamas, nii et astuge sisse ja hakkame manustama. Kummast see sisenemine toimub, et raketist või ASS-ist? No ikkagi raketist, et mina olen raketis, et kui te tahate minu juurde otseselt pääseda, siis kindlasti raketi ja üldsegi ISS-ist praegust on väga keeruline läbida, sest et ta on ikkagi maaoludes, seal ei ole praegust kaalutuolek, et nagu te harjun nägema, kuidas kosmonaudid seal ringi hõljuvad, et praegu seal on sisuliselt võimatu liikuda, et ma ikkagi soovitan üles raketti ikkagi. Aruküla kosmosepõrra. Nii, praegu siin läheme sisse. Nii, väga põnev, et lähen siit. Nii, oi, tere Seniil, et tule kohe, astu, ma tulen emban sind, et pole... Tere. Vabandust, ma olen siin kile sees, et igaks juurde surmavat taudi edasi ei annaks. Rõõm on näha teid üle pika aja. No, pitsid on kuskil olemas või? Ja tahtsingi küsida, et saatejuhil, kuidas tervis on, et aga hullemaks ei ole läinud vahepeal, et kas palavik kõik oled mõõtnud ja niimoodi? Mis sa siin ise arvad, et... Kraadiklaas on kogu aeg ühes kohas. Jah, et ikkagi minu jaoks on oluline olla kogu aeg pidevalt numbritega kursis, eriti kui see mõjutab minu elu ja ka muidugi ka kõigi teiste elu, sest me oleme ju kõik selles koos korraga. Eriti veel, kui tegemist on teadlastega või vähemalt teadushuvilise saatejuhiga. Muidugi. Nagu sina. Kas äkki sa enne ulataksid sealt külmkapist selle pudeli, et vaata sul see selja taga? No ei, polegi.
nii suurt kogust bovinseerumid enda käes veel hoidnud, et meil omal ajal, kui ma teaduskoolis käisin, siis liikusin need ikkagi sellistes pipeti suurustes ampullides ringi bovinseerum, et... Jah, aga olge nüüd head, polage välja keegi. Sa oled vähe äkiliste liigutustega siin, et... Jaa, oled vist kaalutolekuga ikkagi päris harjunud, et on sul ikka kõik hästi? Ei no, eks ta muidugi nõuab harjumist natukene, et siin praegust jah, on mingi natuke viskab jõnkse sisse siin, et... Vähe äkilised liigutused, et aga loodame, et see ei sega pitsi neelamist ja terviseks! Terviseks. Oi, kurat! Mis asi see on ju kurat põhijuhtpaneel nagu? See sai natuke kannatada jah, ma vaatan, et ossu tuleb, et... Mingid mootorid nüüd igal juhul käivitusid. Kiiresti mainin ära, et saate kuulajatele, et Seniil viskas praegu siin äkilise liigutusega oma bovinseerumi juhtpaneeli peale ja... Tundub, et on vist mingi suuremat sorti lühis tekkinud. Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Blue, Black and White Lives Matter. See on Aruvela kosmoseprogramm.